Siin on siis Saarjõe maastikukaitseala. Ja tundub, et siin on hästi palju noori kuuski istutatud või neid mändav ja asju. Ja siit praegu tuleb siit alla minna. Niimoodi. Rada läheb mööda siit lumist ala. Ja see on hästi palju noori kuuski istutatud. Ma arvan, see on see maastiku kaitseala vist siin. See on 9 kilomeeter. 3 kilomeetrit on jäänud veel käia. Päris õige koha peal hakkasin filmima. Näete, ma ei tea, kui siit ikka midagi on näha küll sedasi. Et põhjuselt jah, siin on isutatud noori kuuski hästi palju. Sealt maalt kõik siit niimoodi on kuuski täis sinna maani välja. Noored kuused, siin on vanad kuused, mets ja seal on murdunud puutüvi. Ilm on väga ilus, tegelikult ennast vihma pole sadanud ka, et olgu õnnistatud meie täna heaks viidud ilus päev ja siit läheb see matkarada niimoodi. Et jah, 3,2 kilomeetrit meil jäänud käia, see väga palju pole. Tahtsin lihtsalt vahepeal väikse sisserände teha, näitan teile veel kuuseala, noorte kuuskeala ja lumismetsala metsatees. See on ikka võimas matk olnud ja ma vahepeal mõtlesin küll loobuda ka filmimisest, aga hea, et ma ei loobunud. Saan üle pika jälle midagi ägedat teile tuua. Või noh, vähemalt endast ägedat. Nii et hästi. Praegult paneme siit kinni. No näitame vahepeal iseennast ka. Näitan teile vahepeal ennast kõndimas niisama. Nii, noh, siin on need punktid ja asjad. Maakaart on mul ikka käes siin. Selle raja plaan vähemalt. Nii, mul hakkab teine jook ka vaikselt otsa lõppema. Et sedasi jalad on seda valusad ja väsinud, aga saab hakkama. Ja siin lõpetuseks saab medali ka. Ema mult küsis ka, kas ma saan selle medali ka, ma siin ei saa. Aga hiljem lugesin uuesti üle selle kogu informatsiooni. Ja seal oli kirjas, et ikka saab medali ka lõpus. Et jaa, siis saab näha, milline kurjam äge medal see olema saab. Te näete mind siin täies hilguses täna matkamas. Seal on puutüvi, oot see alla hukkunud puutüvi. Või see puupõhi. Siin on päris mitu nagu ümber kukkunud puupõhja. Ja ma arvan, et need punased märgid, noh võt selle puu peal, et need märgid on need, mis on kaardi peal toodud rada, nagu mida mööda kõndida. Me hetkel liigume siis mööda punast rada, mis on siis, viib Kurgele välja, aga siin on ka tegelikult üks kollane rada, mida saab ka käia, mida ma kunagi tahtsin ka läbi käia, on mingi metsavenna, mis läheb sinna metsavenna kohta, viib nagu on kollane rada. Aga hästi, te olete näinud siis mind jälle ka päris korralikult juba kaamera ees, nii et kuna jah, rääkimine väsitab, siis ma pean vahepeal hinge tõmbama, et vahepeal panen kaamera stopi peale jälle. Ja eks me teeme kunagi mingi aja pärast jälle järgmise sissekande. Nii, kell on 12.53 saanud. Ma möödusin just 10. kilomeetrilt. 2,2 kilomeetrit on jäänud. Umbkaudu 20–22 minutit peaks kuluma mul viimase 2,2 kilomeetri läbimiseks. Kuna ma olen põhimõtteliselt jäänud siia rajale täitsa üksi rändama, kuigi tegelikult minust taga on ju
pool üks väiksem pere ja nendest veel tagapool üks suurem grupp veel, kel jäänud see rada läbida, siis jah, ma hetkel olen rajal täitsa üksinda. Õnneks lõpupoole juba ja siis vahepeal olen hakanud mõtlema küll ka, et kas ma ikka eksin ära või ei eksi ära või noh, et on niisugune kerge hirmu periood tulnud ja sedasi üksinda rännates tundmatus kohas, aga õnneks on siin need märgised puude peal, et need näitavad, et ma olen õigel rajal, et ma pean need punased märgisid jälgima ja muidugi raja suunise ikka, et see näitab nooltega ka, kus ma pean liikuma ja sedasi. Õnneks on ka kaugustest näha vahepeal neid puudel olevaid märke ja sa tead, et sa oled õigel rajal. Ma loodan, et ma jõuan ilusti kenasti lõppu välja. Kohe vaasti peaks kuskil tulema ka see mullasamba koht, peatuspaik, aga ma ei tea, kus see veel olla võib. Teeksin seal väikse pausi ja puhke peatuse. Nii, siin on järgmine märge. Vahepeal on teed väga julmad siin metsa vahel. Küll on vesised ja pehmed, küll on paksult lumised ja mida kõike veel. Ühesõnaga siin on nagu kõiksugu olekus praegu rada. Ja mul õnnestus nüüd parema jalaga ka veest läbi käia. Palju õnne mulle. Kõigepealt vasak jalg, siis parem jalg ja vasakul jalal õnnestus mul lume sisse ka kukkuda. Ma pean teile ühte väga ägedat asja näitama. Seega ma panen korraks teiste kaamera ja need ägedat kohta. Siin on siukene liiva, mingi liiva koht, siin on palju liiva. See on vist see ka alla kukkunud puutüvi, puupõhi. Ja seal taga on veel alla kukkunud puupõhi. Et ja, lähme nüüd kenasti raja peale tagasi. Siit läbi metsa. Vot sedasi. Et põhimõtteliselt ma tulin sealt. Nüüd on minek sinnapoole. Nii, ja siin on järgmine see koht, mis näitab, kuhu me peame liikuma. Aga hästi, ma püüan siit ise edasi käia või tegelikult oodake. Näitan teile seda kohta ka siin on päris sukene puidune koht. Et kohe näitan teile. Siin on põhimõtteliselt see väga puidune koht. Et siin on vahepealt lahti saetud vist mida sukest. Et siit läbi saaks minna. Aga jah, hästi, et ma proovin siin ise edasi. Ja see ma näen seda pöörde kohta ka. Ma tegelikult näitan teile korraks selle pöörde koha ka ära. Niimoodi, siis ma lõpetan küll ära. Et sedasi. Kohe vastu oleme kohal. Siin on kraav. Vesi voolab. Sedasi ja sealt läheb kuskile. Ja näete, siin on suunis, et seda rada pidi minna. Ja punane märk. Aga olge peale, ma jätkan siit kõndimist ja näeme varsti. Ma möödusin just 11. kilomeetrist. 1,2 kilomeetrit veel jäänud ja nagu näha, siis sealt läheb see, õige rada läheb siit, aga väga ilus rada läheb siit. Hetkel on muidugi mäkke tõus, mis on kohati päris kurnav. Tulin vot sealt alt ülesse niimoodi mäkke, seal oli 11 kilomeeter. Kohati on rada päris puhas, kohati on rada päris vesine. Jah, enam pole palju jäänud.
näete, ilusad künkad on ju, väga kena loodus on siin. Ja siin on ka palju loodust. Väga ilus on, väga ilus ja väga hea on üle pika looduses olla. Siin on libe muidugi. Nüüd mul tuleb kõndida mööda seda rada alla. Tegime vahepeal endale metsapeatuse ka. Ja vaatasin, et tegelikult mul üks teine buss läheb ka tagasi soovitud kohta, nii et kui mul õnnestub kuidagi Vana-Jõuale tagasi saada, siis ma saan hoopis ühe teise bussiga sõita koju. Vot nii lihtne siis ongi seekord. Või noh, kas just lihtne, aga avastasin õnneks ühe lisavõimaluse veel, mis oli väga hea. Tuleb kõvasti kasust ja mul on variante küllaga. Aga jah, hästi. Et ma siis vahepeal lõpetan jälle ära. Seal näitab suunda otsa edasi. Jälle rohket lund, nagu te näete, siuksest alast. Jälle lumisele alale. Siin on need ja vaadake, sealt läheb mäkke. Kui praegu tuleks kelk, siis saaks sealt kelgu alla lasta. Väga mõnna. Aga siin on jälle niisugused, kuused on männis. See on mänd pigem vist ja siin juba nagu mände ka. Ma väga ei tee kuusel ja mändel vist päris hästi vahet, aga siis on sama küll mänd. Männid siin ja seal on puhtaks kraabitud puutüvis edasi. Aga hästi jah, et ma püüan nüüd siis Kurgjale välja jõuda ja siis jäädustan seal ka nii palju, kui vähegi võimalik on jäädustada. Et ma kõnnin siis praegu rahumeele edasi ja näeme mõne aja pärast jälle. Ma peaaegu siin ära loon oma kaarti, aga õnneks sai mulle kätte see. Olen siis jõudnud Vana ja Väeti Kuuri juurde, Onni juurde. Saka tee, õige rada. Nii, et seal on siis siukene vana kuur või hoone metsas. Tahtsin siis näidata seda. No, kena rada küll ikka matkamiseks. Siin on praegu siukene paras lumesupp ja värki. Aga David näitab, peab kuidagi siit läbi selle supikammara juurde saama. Püüan ikkagi võimalikult kuivade jalgadega siit läbi saada. Ma arvan, ma teen siit väikse sissepõike ja ronin kuskilt siit välja. Niimoodi. Oppadi. Ja tundub, et me oleme sihtkoha lõpus. Me oleme kohe kohal ka. Seal ma olen juba hooned ja asju. Nii et ma arvan, ma praegu lõpetan ja lähen kenasti sihtpunkti lõppu välja. Nii et näeme mõne hetke pärast jälle taas. Seal peaks olema meil lõpp kohe põhimõtteliselt.
Neid tagasisidalehti võite julgesti täita. No nii, ma olen nüüd siis matkalt jõudnud siia Kurgia tallu või see Karl Robert Jakobsoni tallu. Käisin just seal Tares, käisin just suppi söömas ja teed joomas. Söögiks oli siis fikadillsupp, mida nagu nägite ka, ja joogiks oli siis piparmünditee. Nüüd ma siin käin natukene ümbruses ringi ja avastan kõige paremat ja huvitavamat ning vaatan, mis siin teha annab. Loogin veel siin natuke juurde asju, kui võimalik on, ja siis ma pärast vaatan, kuidas ma pääsen sinna kohta, et sõita Raplasse või kusagile, et ma bussidest maha ei jääks. Et hästi, ma siis jalutan siin ringi ja proovin avastada siin ümbrust ja näitan teile ka, mida vähegi võimalik on näidata. Tegelikult ühte asja ma saan teile küll näidata. Pean lihtsalt kaamerat vahetama. Seal mingi spordiväljak on ju. Siin on siis siukene kiikingu kiik, külakiik, seda kutsutakse igate moodi. Seal on grillimiskoht. Et jah, siin saab põhimõtteliselt grillida. Siin on mingi kivist värgendus siin. Seal on väike ahjukene, tellistest tehtud ahjukene. Seal on vist mingi kemmerk või midagi siukest. Seal on puude see värgendus. Siin tõenäoliselt tehakse lõket, nagu näha tuleb lõkkeplats olevat. Et siukene põnnev ümbrus, siin on ka lõkkeplats. Siin on siukene suitsuahi või mingi siukene värgendus. Siin tõenäoliselt suitsutatakse asju midagi, ma arvan. Ja siin tundub olevat liivakastide tooline asi. Ja seal on meil siukene kiik ka. Aga hästi, ma praegu lõpetan siin ja vaatame avastame uusi kohti. Siin võib-olla pole väga hästi näha, aga seal sees on meil väiksed jänkukesed, üks jänk on meil siin. Siin on üksed jänkupuurikesed. Teine jänku seal, teine jänku seal puhkab. Et üks jänk on siin puuris ja üks jänk on siis siin puuris. Ja see on laut siis. Lauta pääseb teiselt poolt. No nii, kell on juba siis saanud 15:16 ja ma sain sealt nagu Karl Robert Jakobsoni talust sain siis siia nagu Vändrasse talu bussiga, toodi ära mind. Ma olin seal praegu muuseumi hoones. Täitsin seda muuseumi bingot, aga kahjuks ma lõpuni ei jõudnudki. Ja noh, kuna ma enamuse ajast veetsin kahjuks seal muuseumi hoones, siis tänu sellele ma ei saanud väga palju seda talu avastada seal. Minu enda süü muidugi. Ja tänu sellele ma ei saanud ka teile kahjuks mitte rohkem väga näidata, nii et andke mulle andeks. Ma ei tea, võib-olla kevadel, suvel lähen tagasi, eks näis. Aga ma soovitan teile väga muidu seda Kurgia Karl Robert Jakobsoni talumuuseumit külastada ja talu väga imeline koht on, soovitan kindlasti minna. Muuseumi pilet on 7 €, täispilet, sooluspilet on 3,50. Ma ise nüüd üritan siin Vändrases aega parajaks teha, sest peale 5 läheb buss tagasi koju mul nagu sinna Edaperre, et 17:27 nagu. Et ma teen siis aega parajaks Vändras ja näeme juba Edaperes siis, kui ma olen kodus.
ma käisin vahepeal söömas ja kohvi joomas, sõin tassikese kohvi ära ja sõin meene. Ma olen väga väsinud, kell on põhimõtteliselt 4 saanud, ma vaatan õige kella kohe üle. Kell on 16.07 ja põhimõtteliselt 1 tunni ja 20 minuti pärast minu buss tuleb koju. Ma olen käinud natuke poodides ringi, ostsin endale siis telefoni statiivile, ostsin puldile uue patarei, see peaks nüüd sobima mu telefonile. Ma olen tegelikult väga väsinud ja jalad valutavad ja sedasi, aga ma üritan vastu pidada. Uni on nii silmas, ma pean vist ühe kohvi veel jooma või ostma energiašotti nagu, et 4 tunniks energiat saada. Ma mõtlesin jah, et ma vahepeal viin asjadega kurssi, mis ma vahepeal teinud olen ja sedasi nagu. Et jah, nüüd ma lähen poodi, teen istumispausi ja niimoodi ja siis umbes pool tundi enne bussi lähen bussijaama, siis saan seal aja parajaks teha enda bussil minekut, ma arvan. Aga hästi, näeme siis mõne aja pärast jälle uuesti. Auto mõttes sõidasin mööda ka urinal, et jah, no näeme mõnevast siis jälle, nägemist. Ma unustasin teile näidata ka seda medalit, mis ma endale sain. Mulle tuli nüüd meelde. See on siis selline puidust käsitöö medal. Siia on kirjutatud siis matk Sakateel 2023. Näeb välja võt selline puidust siis käsitöö medal. Ja siinpool on siis nagu nende, kohe näitan teile, Toonekure piltidega siis see nagu ka nimetus, kurgi on alla kirjutatud, õigemini graveeritud siis selle põletiga nagu ja see kured on ka siis põletiga joonistatud, aga väga ilus käsitöö. Et no omapärane medal nagu ja pael on siis siukene takunöörist ja seda kutsutakse takunööriks, et takunöörist ja pael, see on natuke liiga väike pael, see mul hetkel praegu kaela ei lähe, aga siis saab panna suurema nööri ja siis läheb just mulle kaela ka. Et selline oli siis pedal, mis ma sellelt Sakatee matkalt siis sain endale, aga jaa, ega siis rohkemat polegi, et tahtsin lihtsalt sellest medalist rääkida, seda näidata, nüüd nägite siis selle ära. Ja siin on siis siukene tiigem selle taga. Selles suhtes kell on 18.40 juba ja ma tegelikult juba ammu jõudsin koju. Või no mitte päris ammu, aga noh ikkagi ammu aega tagasi. Nagu näete, mul on riided juba vahetatud. Siis ma mõtlesin, et ma tulen teen väljas nagu selle lõpu jäädvustus ära. Et jah, andke mulle andeks tõesti, et ma seda Karl Robert Jakobsoni talumuuseumi väga detailselt näidata ei saanud, kuna ma liiga kaua venitasin seal muuseumi alal aega. Ma üritasin siis seda bingo mängu viktoriini ära teha. Ma olin päris lähedal, aga mulle siis helistati et ma saan bussiga nagu sealt ära sõita. Ühesõnaga siis selle talu bussijuht tõi mind Vändrasse ära päris vara juba nagu umbes noh, 3:30 umbes tõi mind ära sealt Karl Robert Jakobsoni siis talust. Aga no see buss ütles ka, et teinekord ma saan kauem seal aega veeta. Ja no praegu ma nägin, et tegelikult 8. aprillil on siis seal sammuses Karl Robert Jakobsoni muuseumis või talus toimumas siis lihavõttepühad, perepäev,
kui võimalik, siis ma proovin sinna ka minna ja muidugi kui võimalik, siis ma loogiksin seda sündmust ka. Ja noh, eks kevadel või suvel mingi aeg saab sinna tagasi minna, nii et noh, äkki ma saan kunagi minna järgmise vlogi seal siis teha või sedasi. Ja noh, enne ma siis koju jõudsingi, aga muidu matk oli suurepärane. Ja noh, oli selline vlog nagu ta oli, et ma loodan, et teile vähemalt natuke see meeldis või oli põnev ja huvitav vaadata, ma loodan. Ja mind kutsuti kuskile reisile kohta ka juba selle sammuse bussijuhi poolt kutsuti kuskile reisile kohta ka osalema või ka nagu niimoodi. Ma ütlesin ja andsin neile oma siis e-posti aadressi, et nad saavad mulle siis kirjutada e-postile, et kus ja millele niimoodi ja kui võimalik, ma lähen sinna osalema ja muidugi loogin seda sündmust ka, kui võimalik. Igal juhul aitäh, et te vaatasite siis sihukest nii-öelda ekstreemsaka teematka vlogi õigemini. Et see oli jah siis Karl Robert Jakobsoni auks korraldatav matk, iga-aastane ja sellest kirjutati ka siis Sakala Postimehes ka, või Sakala uudistes, no ühesõnaga lehes kirjutati sellest, ma näiteks lugesin, väga põnev oli. Ja eks ma võib-olla kuskil vlogis või kuskil noh, podcast'i võib-olla räägin sellest kõigest lähemalt niimoodi, seda ma hiljem lubada ei saa. Et elame-näeme. Aga igal juhul, kui teile see vlog, see video meeldis, siis ole nii kena ära seda videole like panna kindlasti. Ja palun ole nii kena vajuta seda subscribe nupukest ka ikka ning saa minu kanali tellijaks. Kuna mu eesmärk on saada siis kokku nüüd 5000 tellijat. Oleks hea, kui saaksin hetkel kokku kas või 2000 tellijat, aga tasapisi on eesmärk liikuda 5000 teljani. See avardaks väga palju võimalusi uuteks koostöödeks ja muudeks koosvõimalusteks. Ja kindlasti ja lainele, kanalil on alati uus ja huvitav, mida vaadata. Senist aga nägemist ma olen Kunnalju ja kohtume taas juba järgmises videos või vlogis. Ilusat õhtut teile minu poolt ja ilusat kevadet teile ka. Nägemiseni.